Tere tulemast, kuulad Grits Startup turunduse podcasti, kus suurime edukatelt Eesti idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Unt. Ja tere ka minu poolt, mina olen Marelle Ellen. Ja täna meil on külas Joosep Sibul, kes on Hertvilli asutaja. Nii et tere tulemast saatesse, Joosep. Tere, väga tore on siin olla Eesti parimas startup podcastis. Või üldse Eesti parimas podcastis või üldse parimas startup podcastis. Ma ei tea, miks see Eesti. Kõik need tiitlid. Yeah. Võib-olla räägime alustuseks üldse, mis on Hertvill ja kuidas see kogu teekond alguse sai? Ja igaks üks kohe ütlen ära, et Hertvill ei ole kuidagi seotud see Longero, et nimed on sarnased, aga see ei ole Hertvill igaks juks, me ei tee alkoholi ega midagi. Aga jah, kui muidu ma pean tõesti ka ära mainima siin, et vaatale, et seal ei ole mitte Hart Valkirjad, vaid seal ongi Hertvill üleval, et see on sul teie enda mingi unikaalne särk. Ja see ongi online stores made easy. Ja see point ongi, et kõik tulevad, vaatavad, et lahe alkoholi särk sul seljas, et lahe, ja siis sa ütled, see on tegelikult meie startupi promoks ja selline. Jah, aga ühesõnaga, mida Hertvill teeb on, et me oleme dropshipping platvorm, mis annab e-poodidele kvaliteetseid tooteid ja dropshipping tähendab siis seda, et teed e-poodi, tahad tootevalikut laiendada või tooteid lisada, siis sa ei pea oma lattu võtma. Et tuled, sul on Shopify pood, installid Hertvilli äpi ja saad mõne minutiga tooted müügile panna, ma ei tea, Stella Soomlaisi kotid või Samelini saapad ja hakkad neid müüma ja müük tuleb, siis meie tagame, et see jõuab lõppkliendile. Vahet pole, kas see lõppklient on siis Võrust või Räpinast või kuskilt Berliinist või Pariisist. Et lisad tooted, tooteinfo kõik tuleb ka meilt ja teed müügi ja meie siis automaatselt täidame, fulfillime selle tellimuse. Ja meie nišš, mis meid dropshipping äppe on siis maailmas 1 miljon tükki, see on väga suur turg ja kasvab väga kiiresti. Turu suurus on selline 250 miljardit circa ja meid eristab siis, et on Printfulli laadsed, kes teevad print on demandi ja siis on kõik teised dropshipping äpid, kes pakuvad AliExpressi ja Temu tooteid. Et meie nišš on siis kvaliteetsed brändid, päris brändid eelkõige ja ka tooted, mis on siin Eestis või Euroopas kohapeal toodetud. Et see on see, mis meid eristab ja mis kõnetab ka meie klienti. Ja Hertvill on, ma teen seda koos 2 co-founderiga. Anna-Mari on Delfist ja töötas paari startupis, tema on meil disainer ja Roland on Pipedrive'ist ja tema on tehniline kaasasutaja. 3 hakkasime minema ja üks Soome investeerimisfond on meil või startup fond on meil taga. Ja turgude osas teil on? Me oleme meie kliendid on hetkel circa 1100 e-poodi, kes siis müüvad meie tooteid. Kõige suurem turg on Saksamaa, siis on selline Holland, Rootsi, Soome ja siis ma arvan Eesti on selline seal äkki 12-13, et kõige suurem on Saksamaa. Et me planeerime siin, me korra proovisime, aga et UK ja USA on põhiturg dropshipping kõige müümiseks, see on ikkagi USA, et see on nagu järgmine samm. Et jah, ja teine pool, meil on siis ühel pool on poed, e-pood ehk demandi pool ja teisel pool on siis supplierid ehk brändid ja tootjad. Seal on 150 brändi hetkel, circa 3 äkki on Eestist või 40%. Ja see on siis, me oleme marketplace, me oleme kureeritud marketplace, et me nagu anname garantii, et kui sa meie tooteid müüma hakkad, siis need on head tooted, need on garantiiga ja sa võid julged sõpradele ja avalikult ka öelda, et sa müüd meie tooteid, et mitte nagu AliExpressi poed, et müüd korra ära ja siis jooksed, et jah. No vägev, kuhu see asi on välja jõudnud, et 5. oktoobril aastal 2022 sa kirjutasid mulle LinkedInis. Mäletad seda? Kurat ei mäleta, ma kirjutasin väga palju. Sa kirjutasid, küsisid, et by the way, kiire küsimus, meil on hüpotees, et iga marketing professional on kunagi mõelnud oma e-poe tegemise peale. Kas see peab sinu puhul ka paika? Mis sa vastasid? Siis ma vastasin, et jaa, et sul on, peab paika, et olen mõelnud küll. Ja, mis kuupäev see oli? 5. oktoober 2022. Okei, ja et me oleme siis circa 2,5 aastat oleme teinud, et siis me kaasasime raha, 2022 tulime töölt ära, aegamisi ja hakkasime see ehitama. Meil oli ainult idee ja meil oli eestikeelne landing, kuhu sai e-maili jätta. Super, kui sa maailma lähed vallutama, tee eestikeelne landing ja siis oota, et midagi hakkab juhtuma. Aga siis meil oli see hüpotees, et me ise, meie idee tuli sellest, et me Rolandiga kaasasutajaga mitu aastat otsisime, mida ehitada, et mida teha.
ja käisime, ma ei tea, ärilaenudest kuni elektrisõidukite marketplace'ideni välja ja me tegime research'i, vestlusi klientidega, võimalike partneritega. Ja lõpuks oli, et kurat, et kas me teeme midagi ära ka või me oleme sellised, et meil on alati midagi töös, aga mitte midagi kunagi laivis. Ja siis tekkis idee, et paneks ühe e-poe püsti, et Rolandi sõbra naine oli Anna-Mari, mina olen kunagi näinud, tuli ka punti, disainer tundus, mina nagu toote ja turunduse, Roland arendaja ja Anna-Mari disainer, et suht hea tiim. Ja panime e-poe püsti ühe nädalavahetusega esimese versiooni ja idee oligi, et Tartus on saapatootja Samelin, keda me teadsime, teeb häid saapaid ja teisel pool oleme meie, et müüme neid saapaid, me ise kanname neid, sõbrad kannavad, me teame, et need on head saapad, et paneme poe püsti, et midagi oleks tehtud ja lihtsalt äkki ostetakse ka. Panime püsti, hakkasime sõpru spämmima nagu ikka, no me tegime teda natukene ümber seal ja siis panime mingid ads'id jooksma ja hakkaski müüke tulema. Okei, noh, vana hea, me lansseerisime õigel ajal ka, me lansseerisime detsembri alguses. Ja nad ostsid neid tooted teie veebilehelt, on ju? Ja, et kui saapavabrik.ee on see e-pood, siiani üleval, siiani toimib, võimaldab meil startup ehitada osaliselt ja põhimõtteliselt kliendid tulid, siis panime poe püsti, ostsid saapavabrikust ja meie siis edastasime Samelini tellimuse, Samelin saatis lõppkliendini. Meie andsime ka pakikaardid, tellisime korjed. Ja siis mingi hetk tekkis idee, et kuule, et aga laiendaks toote valikut seal poes ja paneks veel neid poode püsti. Ja siis avastasime, et kurat, et me ei taha müüa AliExpressi demograami jälle, me tahaks häid tooteid müüa, nagu päriselt. Ja siis avastasime, aga dropshippinguga, et fuck, et sellist lahendust ei olegi, kus me tooteid saaks, nagu et me tõesti peame iga tootja juurde minema eraldi hakkama rääkima, sõitma kohale, rääkima, tutvuma, ostma neilt midagi. Ja siis tekkis mõte, et ehitaks platvormi, et äkki on neid inimesi veel, nagu meie, kes tahavad teha oma e-poodi, oma äri, aga tahavad müüa päris brändide kvaliteetseid tooteid. Et see oli hüpotees ja siis kui tekkiski taustal, algne mõte oli, et paneme neid poode ise veel püsti, bootstrapime ehk püüame poodidega raha teenida ja kunagi hakkame startupis siis päriselt ehitama platvormi. Aga siis Anna-Marile üks päev, meil oli see eestikeelne landing oli olemas Hertvillile, aga Anna-Marile co-founderile kirjutas LinkedInis selline omapärase nimega mees, et kuule, et kas te raha ei otsi Hertvillile, oli mingi see, ja Anna-Mari jagas seda, LinkedInis me kõik saame spämmi iga päev, nüüd on ju igasuguseid pakkumisi, jagas, et kuule, et keegi tunde kirjutas, pakub raha meile, et mis värk, et mille pealt, et meil on eestikeelne veebileht, mitte midagi muud. Ja siis vaatasime, ta lugesime veits, guugeldasime, et ta töötab VC juures, et ta on analüütik seal ja rääkisime temaga, me ei osanud seletada, mida me teeme, mis Hertvill on, tema oskas paremini seletada, seda me oska ise ikka veel vahepeal. Aga ja saime temaga kokku veel paar kohtumist ja see käis väga kiiresti tegelikult ja nad otsustasid pre-seed investeeringu meisse teha. Oh, wow. Kui suur see oli? See oli piisav, et me saaks selline 18 kuni 24 kuud ehitada, töölt ära tulla, aga samal ajal, et kellel meil tiimist lapsed on, et ka lapsed saaks süüa näiteks ja et saaks rahulikult keskenduda ja ehitada. Ootega, kas te saite teada, et kust nad teid leidsid? Ja vähemalt see juttu, et see fond keskendubki Eesti, Soome, Rootsist varajase faasi startupidele. Nad on selles päris head. Nad on, Klaus oli näiteks nende Modash, nad olid Modashi, kas teine või esimene investor ja nad brausivad, ma ei tea, kuidas nad praegu teevad, Eesti tehnoloogiafirmade suurte töötajaid, kui nad teevad uusi firmasid, uusi OÜ-sid. Eriti ma sain aru tehnilise taustaga inimesi. Meil on tiimis Roland, kes oli Pipedrive'is data ja machine learningu lead, et ma arvan, nad ei brausinud, et mina, kes ma olin rahvaraamatus, et rahvaraamatu tüüp teeb uut firmat, et nad brausivad ja nad tahavad esimesed investorid olla või alguses. Aga ühesõnaga see andis meile siis vabaduse töölt tulla ja päriselt hakata, et nagu tegema. Me olime muidugi kõik siis kas tööl või midagi, et meil oleks veel natuke aega, et lõpetada eelmised. Aga jah. No väga lahe. Aga milline see konkurentsi, kas tollal oli,
kas teil nüüdseks on mingeid otseseid konkurente tekkinud või kuidas see on? Ikka on, et üldiselt on meie konkurendid kõik dropshipping äpid, mida siis on väga palju, enamik siis lükkavad seda AliExpressi demo tooteid ja kaupa. Me ise neid väga ei vaata konkurentsina, et neid, kes kvaliteetseid tooteid pakuvad ja keskenduvad selle kvaliteedile ja usaldusväärsusele, neid on paar tükki on Euroopas veel, aga õnneks nad ei paku väga head kasutajakogemust, et me saame, näiteks e-kaubanduses väga tavaline on, et kliendid tahavad tooteid ümber vahetada või tagastada. Et peaaegu ükski teine dropshipping äpp seda ei paku. Et meie pakume, sest me teame, et meil on ka väga kvaliteetsed tooted ja tagastusi ümbervahetusi on niikuinii vähe, aga enamik, kes müüvad AliExpressi tooteid, seal on niikuinii, et kes hakkab Hiina kuhugi tagastama, et meil on mingid konkurendid, aga see eristus, mis meil on, et ütleme, et kogu meie äri, kogu nagu kliendi toomise, turunduse tegevus on ehitatud selle eristuse peale, et me oleme varajase faasi startup, meil on tiim kokku 6 inimest praegu, ja osad on osakoormusega. Et kogu on, et meil on parimad, kõige kvaliteetsemad dropshipping tooted. Ja me ütleme juurde Euroopa brändid, winning products, high quality, mis iganes, aga see ruulib kõiki tegevusi. Et alguses, kui ma sulle LinkedInis kirjutasin, siis meil oli hüpotees, on ju, et see väärtuspakkumine kõnetab veel, et seal on inimesi, kes tahavad kvaliteetseid tooteid müüa oma e-poes või teha. Aga me ei teadnud, kas see on tõsi. Me tegime oma landingu ümber, ingliskeelseks, panime mingid adsid jooksma ja siis hakkasime valideerima. Hakkasime rääkima alguses suuremate e-poodide, toimivate e-poodidega, enterprise leveliga, umbes sellised Tallinkid, kaubamajad, Stockmanid, selline, kelle suured ja ka natuke väiksemate e-poodidega ja ka lihtsalt, et valideerida, mis nemad ideest arvavad. Jah, et natuke meil on kaubanduse tausta ja teame, et okei, sa oled suur Tallink, see on siis hüpoteetiline näide, müüd oma e-poes brände, kui sa tahad väikseid brände sinna lisada, mis sind võib-olla eristaks kaubama, siis sul pole ressurssi, et minna iga brändi juurde eraldi onboardida teda või teha eraldi lepinguid temaga või läbi rääkida. Okei, et kui me poolime hästi palju häid brände kokku, nad teevad meiega lepingu, liidestavad ja siis nende ostujuht saab klikkida ja lisada lihtsalt testida, et kuule, et kas Stella Soomlais müüb, kas Samelin müüb, mis iganes. Aga kui sa alustav startup, kelle runway on 18 kuud, 24 kuud, tihti veel vähem, siis sul ei ole aega enamasti enterprise kliendi järele oodata, et ta ütleb sulle, et kui sa tahad veel liidestust ja midagi ka, kuule räägime suve lõpul, räägime jaanuari lõpus, räägime, et nii see aeg läheb. Et siis me õige pea pivotisime pigem väikeste e-poodide ja nende peale, kes tahavad e-poodi teha. Et me teadsime, et enterprise klient, see on väärtus nende jaoks, aga ju see väärtus ei olnud või valu ei olnud piisavalt suur, et nad hakkaks kohe liigutama. Et nad ei ütle, et me jätame kõik muud arendused kõrvale, et teiega liidestada. Meil ei olnud ka midagi, mida liidestada, mis on omaette probleem. Ja siis me mõtlesime, et hakkame valideerima seda hüpoteesi, et on inimesi, kes tahavad turundus e-com taustaga, kes tahavad ise e-poodi meiega teha. Ja just, et meil on head tooted, head brändid, võib-olla nad teavad mõnda. Ja siis me lõpuks Modashi founder, ma arvan, Avery soovitas seda, et tema oli ka seda teinud, et hakake lihtsalt kirjutama LinkedInis inimestele. Et siis me mingi circa 500 pluss inimesele, kes me arvasime, et meie sihtgruppidesse kuuluvad pigem, või Euroopa regioon oli see kõige rohkem algus Eestist, aga siis see laienes turundus, SEO, affiliate marketing, e-com taustaga ja testisime erinevaid sõnumeid, et mitte mingi tasuline LinkedIn, vaid lihtsalt kontaktiks ja sõnumi juurde ja proovisime erinevaid, oli, et kuule, kas sa e-poodi tahad teha? What the fuck, on ju. Ja siis me testisime ja kõige paremini toimis, et saada vestlus ja vastused oli see, mis sina said, et me testime hüpoteesi, et lihtne jah-ei küsimus. Ja sellele saime vastused ja sealt tuli väga palju vestluseid edasi, mis meilt nagu aitasid, andsid meile kinnitust, aga sealt tuli ka meile esimesi kliente, kes siiani osad on meiega ja teevad edukat e-poodi. Et aga circa 500 või nõks peale kirjutasime seda ja muidugi avastasime, et circa 85% vastas, et jah, ma olen mõelnud oma e-poe peale ja väga vähesed olid teinud ja siis hakkas selguma, ma pole tooteid leidnud, mida ma müüa tahaks. Siis, kuule, aga tead, et meil on nüüd selline asi tegelikult, mida meil siis muidugi too hetk ei olnud, on ju. Et meil ei olnud seda, meil ei olnud mingit kataloogi, et sa tuled, meil olid mingid brändid, aga meil ei olnud, sa ei saanud liidestada. Et sa olid siis osa
jah, eksperimendist jälle, et aga te enam ei tee seda või? Ei, praegu ei tee. Praegu teeme natukene, et e-commi ja dropshipping valdkonnas mõjuisikutega ühendust võtta. Jälle lähenemine on sama, testida erinevaid sõnumeid, leida õiged ja nüüd on olulisem, et me läheneme ka personaalsemalt, et kui ma kirjutan mingile e-com kurule või kellegi, kes valdkonna, et äkki saab koostööd, äkki tahab meist rääkida või näiteks keegi, kes teeb e-com uudiskirja, siis ma ikka olen lugenud ta uudiskiri, vaadanud ta videosid, ma oskan talle nagu öelda, millega ma ei nõustu või millega ma nõustun või et ma tühja ei lähe, aga too oli tuim, et kirjutame sõnumid, testime ja vaatame, mis toimib. Ja siis kasutame muidugi neid sõnumeid, lauseid, adsidel, veebis igal pool, et kui nüüd korra, et siis see oli nagu esimene faas meile, me arvasime, et on piisavalt. Need olidki siis nagu esimesed sellised turundustegevused? Ja, adsid me panime suhteliselt kohe jooksma, isegi äkki midagi jooksustasime sinna eestikeelse landingule, ma ei tea miks, et selle saate jaoks ma pidin natuke ajast tagasi minema, muidu startupis sa ainult edasi on ju väga ei vaatad, aga oli piinlik vaadata, mida tehtud sai tol ajal, aga ongi tore. Ja adse me jooksutame, kogu aeg on see loogika olnud, ja loogika on, et jah, me püüame klientidega rääkida, võimalike klientide partneritega õppida, teha küsitusi, otse rääkida, kohtuda, tänaval inimestega rääkida, kui me näeme kellelgi, me teame, et need saapad on meie kataloogis, me näeme püüame rääkida, kas oled rahul, niisama kõik nii. Aga adsid on nagu taustal selline võluabimees, et nad ei ole võluvits. Keegi ei hakka, enamik ei hakka tuima adsi peale ju e-poodi tegema. Hertvil kõrge kvaliteediga toote, et lahe, teen e-poe. Need reklaamid, mis kanalites need jooksevad? Algus olid Facebook ja Google, eelkõige Facebook, jälle algus eelarvet, kui meil investeeringud olid väiksemad, siis me püüdsime ka sihtimist täpsemalt, aga nüüd on pigem dropshipping, targeting ja natuke ka riikidega ja siis hetkel on ka mingid objektiivid seadistatud, et kas ta peab konto tegema, kas varem oli, kas ta peab ka subscribe ima või peab, nüüd on võib-olla kõige paremini toimub, ta peab ühe toote endal poodi sünkima. Et mis tundus, me oleme marketplace, aga meil on ka SaaS pool, et inimesed teevad poe ja mingi hetk nad hakkavad ka maksma kuutasu, kui nad tahavad suuremaks poodi. Ja siis me oleme avastanud, et kui inimene süngib ühe toote ära, siis see stickiness kasvab nagu, et siis ta on juba teinud mitte ainult, ta on Shopify pood, installib äppi, aga ta on ühe toote pannud meilt juba oma poodi ära, et see tundus hea tegevus, millele sihtida. Aga algus oli Facebook, Google ja lihtsalt natukene tuua liidse sisse, meil oli jäta email, forms adsid või siis jäta veebilehel, et saada mingeid kontakte, keda veel pommitada, kellega ühendust saada, et räägi meiega, ütle, mis sul on, kas sa tahad, sa said kohe kalendri lingi mul, räägi minuga ja et me aitame sulle eduka teha ja mõte oligi, et aru saada, et okei, me saime nüüd teada, et enamik on mõelnud e-poe peale, et mis neid tagasi hoiab siis, inimesi hoiab elu tagasi, et kõigil on ju päevad täis, et kui sa tuled, ütled talle, hakka e-poodi tegema, siis ta ju teoreetiliselt peab loobuma mingist muust tegevusest, et meil kellelgi ei ole, et mul oli täpselt 2 tundi iga päev, et hakata e-poodi, kuule hea, et sa et ta peab valima sinu selle võrreldes teiste asjadega, et me püüdsime siis ka vestelda ja aru saada, et mis neid tagasi hoiab. Siis me näiteks tegime selliseid asju, et me panime ise poode püsti. Et me saime aru, et tuleb sõber Andreas, ütleb, kuule, ma võiks küll e-poodi teha, ja ta hakkab justkui tegema, ja siis saad aru, et elu tuleb vahele. Ja meil pole aega oodata. Meil pole nagu et kuni ta ehitab 3 kuud. Me teame, et me suudame, nüüd suudame poole tunniga poe püsti panna normaalse. Siis oli, kuule, meil on see pool päeva, anname talle poe ära ja vaatame, ta on turundaja, kas ta tegelikult nagu tegeleb või nii. Et me panime ka poodi algus püsti. Aga natuke siin mitu niimoodi asju segamini, et võib-olla hakkame kuidagi kuskilt otsast minema. Kas see võiks olla nagu mingi selline Nolani film või midagi, et inimesed ei saagi aru, et kus on algus ja lõpp ja siis see lõpeb ka hästi ootamatult poole lause peal. Et äkki sa räägid natukene siis, et kust, kuigi ma enam praegu peas näen seda, et te kõigepealt hakkasite saama neid sõnumeid nendelt inimestelt siis, kellele te otse kirjutasite, siis te panite need reklaamid püsti. Kas see kõik toimus siis mingi mõne kuu jooksul? Mis siis sealt siis nagu edasi, ütleme, järgmised sammud olid? See võib-olla lähipäev peamine põhimõte, mis ei ole üllatus startup podcast,
aga see kiirus ja urgency on nagu kogu aeg olnud, et me ei ole me ka loivame kogu aeg, aga me püüame ise sundida kiiremini liikuma. Et kogu aeg, kuidas me saame lõigata nagu mingeid asju maha ja teha kiiremini. Et adsid panime alguses jooksma, mitte väga head visuaalid, mitte head sõnumid, aga point oli, et midagi ka toimuks ja jookseks. Et me teame, et kui adsid paremaks teha Facebookis visuaalid, et me tõuseks 80% pealt 90% peale, aga see ei olnud oluline oli kiiresti üles jooksma ja samal ajal rääkida, et sul toimub. Siis me hakkasime otse kontakteeruma LinkedInis, aga me helistasime ka e-poodidele, kes me arvasime, et kliendid võiks olla, võtad lahti andmebaasid, kus leida näiteks WooCommerce, Shopify e-poode ja siis vaatad, et kelle number, rääkimata sotsiaalmeedias kirjutamist. Oota, kus sa said need andmebaasid? On olemas erinevad tööriistad, et mis annavad sulle platvormi järgi nagu mingid listid ette, et ma pärast saan linke jagada, aga ka lihtsalt, kui sa hakkad Shopify store otsima, et sa satub ette ja lihtsalt ühendust võtta ja rääkida ükskõik kellega, kes võiks olla su klient. Ja nii ka välismaal. Ka välismaal, muidugi. Me oleme, kes armastab, et võõrastele inimestele cold call'ida, hakata müüma asja, mida sa ei tea, mis sul veel on, täpselt on ja järjest panna, aga me tegime seda, näiteks meil oli nädal, kus me lihtsalt leppisime, et me nüüd peame helistama, meil olid või kirjutama, et me tegime sellist asja, et kui sul on, et Rolandiga olime seal Tallinna meil kontoris, istusime, tema on insener, ehitanud, harjunud ja mina ka ei ole müügimees ja kuule, aga nüüd me lihtsalt, et hakkame helistama ja kirjutame, lihtsalt teeme nädal aega seda. Räägime, mida me õpime, mida teada saime ja tambime seda. Ja see oli jälle, et ma pean helistama ja siis ta läheb sinna koosoleku ruumi ja ta on nii nagu, ma ei taha ja lähed räägid ja jälle targem ja püüad valideerida ja saada aru, mis on sõnumid, aga kas see meie idee võiks lennata või me peame aga siis adsid ja otse suhtlus võimalikult palju ja kogu aeg selline tuunimine. Algu reklaamidega te üritasitegi saada siis neid, kes panekski oma e-poe, on ju? E-poe, jah, just. Mitte brändid. Meil olid ka mingid brändidele reklaamid, natuke jooksid, et kas keegi jätab e-maili, et äkki keegi jätab kontakti. Me ei ole siiani seda hästi käima saanud, et brändide onboardimine on siiani, kuna me tahame valida. Me ei taha, et sa oled mingi oma supplementide brändi teinud kuskil 2 minutiga ja siis kuule, et ma tulen, me tahame valida ka. Aga eelkõige demandi pool, et tulles selle alguse ja praegu ka põhimõtet, üks on see kiiruse pool, et mis meie kõigi jaoks on raske, on alati see, et me paneme kogu aeg välja asju, mis ei ole ideaalsed ja teeme asju, millele on piinlik. Ja kui sa oled ehitanud lahedaid cool asju, teinud suured, ilusad, käid kuldmuna, mis igan, me ei ole keegi kuldmuna saanud, aga ja siis sa kogu aeg teed asju ja müüd asja, mis ei ole valmis, mis ei ole hea, mis ei ole midagi, et see on väsitav nii, aga sa müüd seda kogu aeg ja kogu aeg käib ja kogu aeg itereerimine. Et see on ka point, miks ma arvan, et startupidel, et varem oli, kõik tahavad näha, on ju, et sul on insener tiimis, ma arvan, et sul peab olema nüüd tiimis keegi, kes ikkagi jagab ka, kuna lansseerimine on järjest lihtsam. MVP ülespanemine on nagu sul ei arendajad põhimõtteliselt vaja, muidugi on. Ron, sa oled super, kõige olulisem meil tiimis peale Anna-Mari. Aga peale teiste. Aga et nüüd sul on vaja, et kõik oskavad tooteid üles panna praegu. Et me igaüks saaks siin podcasti ajal mingi MVP üles panna. Aga et kuidas tuua kliente kiiresti peale, et valideerida. Ja teine asi, mis meid alguses aitas, et me ehitasime marketplace'i või mõtlesime idee, et kuidas sa alustad marketplace'i, kumb on olulisem, kas supply või demand? Mis te arvate? Kas ma võin teilt ka küsida küsimusi? Ja, ikka võid, jah. Ma arvan, et ilmselt see supply on ilmselt olulisem, et siis demand, ühesõnaga, et sul on nagu ikkagi tooted ja need tarbijad tulevad nagu hiljem järgi. Okay. Minu teada niimoodi on kõik mingid alguse. Tarbija on see, kes maksab jälle, on ju? Aga seal on, ma mäletan, et Raivo Hing, kui ta kunagi tegi seda CV keskust alustas, siis ta tegi nii, et ta pani käsitsi neid töökulutusi siia üles ja mõte oligi see, et algul oleks töökulutusi, sest lihtsalt sinna ei tule algul neid inimesi kõigepealt nagu otsima üldse tööd. Ma olen aru saanud, alustatakse sealt otsast, aga sul on mingi parem lahendus. Ei, mul ei ole ja see on umbes kellelt küsid, et kas supply või demand on olulisem, siis üks ütleb üks, teine ütleb teine, et ütleb, kui sul demand ei ole, et
siis on, et sul võib olla neid tühjasid marketplace on ka või Airbnb-l oli paremini rahastatud konkurent Euroopas, kellel oli rohkem kuulutusi, kes nad skreipisid ja tõid sisse, aga demand'i ei olnud, et nad tegid palju asju valesti, et arva, meie oleme ka nüüd et meie fookus on ka supply'l, aga meid aitas üks Andrew Chenni raamat, külma alguse probleem, Cold Start Problem ja too rääkis mikronetworkidest või atomic networks ja point oli, et tema taust oli Uberist muuseas, kui ma õigesti mäletan ja mis aitas meid ka, et sõltub ka mis marketplace'i muidugi ehitad, aga meid aitas, et okei, meil on üks supplier, see Samelin saapatootja olemas. Leiame näiteks 2 või 3 e-poodi, kes tahavad tema tooteid müüa. Leiame ja loodetavasti mõni ka müüb. Meie eelis oli, et meil on see saapavabrik.ee, mis juba müüs Samelini, siis müüs ka võib-olla oma kinga ja et onboardime supply'd alguses ja toome demand'i juurde, et nad kohe saaks mõlemad osapooled väärtust. Et point oli, et ei mõtle kohe, et meil on vaja miljon supplierit ja tohutu demand, vaid teeme nii, et meie marketplace on alguses üks supplier, 3 e-poodi. Ja see ongi kogu marketplace. A point oli, et neid ära siduda, et kui supplier hakkab kohe müüki saama midagi, siis ta stikib. Ja kui e-pood näeb kohe tooteid, mida ta müüa tahab, siis ta ka stikib. Et selline, see ei toimi, töökuulutuste seda teed, kui sul on üks töökuulutus seal üleval, muidugi kui et siis see ei toim, aga näiteks täpselt meie puhul, et kui sul supplier võib mitmesse kohta, et võib-olla hea lahendus, et natuke teha väiksemaks see asi. Sest probleem, kui see algus, kust ma saan 1000 supplierit, on palju tüütum, kui kust ma saan järgmise supplier või. Aga Saabaste puhul te siis kuidagi näitasite enda müügiandmeid ka või? Me nagu siiani veits kasutame, et näidata, aga kasutasime, et sellega on võimalik edukat poodi teha. Me siiani me oleme teinud case study ka, kuidas me saapavabriku poe teinud ja püüdnud näidata, et on võimalik nende toodetega, et see oligi esimene pood ja kasutada seda ka nii case study õppetunnina, kuidas müüa neid tooteid, mida me pakume, sest see ei ole sama, mis müüa, mida dropshipper harjunud AliExpressi või print on demand'i keerutama. Seal nad on harjunud, et sa mõtled loo välja, paned trademarki mingi logo endale veebilehele, võtad mingi vidina 5 korda hinda juurde ja siis sa müüd 2 kuud TikTok trendi ja siis sa paned poe kinni või on see, või siis paned oma mingi et meil on nagu, et sa nüüd hakkad Samelini müüma ja sa müüd seda lugu, et sa müüd Saksamaale, sa ütled, et Euroopas toodetud, näiteks, et me püüame ka neid aidata öelda, et ütlegi, et need on Euroopas toodetud, et Dr. Martens ei tee enamike saapeid Euroopas, need on ja näed, see mudel on NATO standardi järgi või seda Saksa armee kannab, et ju nad on okeid sulle tänavale. Et see on ka osa, mida, et anname brändid, tooted, pildid, contenti, aga et püüame ka õpetada, kuidas seda lugu, et nad müüvad ikkagi, keegi ei tea brändi, aga et objektiivselt Samelin saapad ei tohiks olla soodsamad kui Dr. Martensi omad ja hulgihind ongi Dr. Martensi, Siis ma mõtlen välismaale müümisel tundub nagu see usaldusväärsuse aspekt hästi suur, et sa pead kuidagi nagu, ma ei tea, enda kredibiilsust näitama ja ka neid tooteid. Ja, et kui me üks on see supply poole, kui me nüüd räägime demand'i ehk e-poodide toomisest, kuidas müüa välismaale, kus sul on, mis Shopify'l on siis oma App Store näiteks, seal oli vist 250 dropshipping appi, kui meie tulime, või 220, vahet pole palju, et maailmas ei olnud nagu, et täpselt mis on puudu, on dropshipping app, on ju. Et ja siis sa oled kõige väiksem 0 review, millegi keegi ei tea, sind ei kuule ja su asjad ei tööta ka, aga jälle testid sõnumeid, testid asju ja meie võluvõti oli ikkagi see, et me leidsime midagi, mis meid eristas. Et kui me saime supplierid, mõned peale see Samelin või oma king või, et me tegime pildid ise toodetele, tegime ka juurde veits marketing, et me saaks näidata, et kui me ütleme inimestele, et meil on nagu high quality brändid, et kui nad nüüd lõpuks veebile tulevad ja tahavad, ma hüppasin natuke aja seda, et nad näevad nagu ka, et ongi nagu, et see ei ole nagu teed AliExpressi lahti ja vaatad, kõik hüppab vidinad soes ja mingi, et nagu näidata, et me pakume ja vaikselt minema hakata, et me kasutasimegi, et on võimalik edukaid poode teha, mingitel turgudel testisime sõnumeid ka ja, et see on startup nüüd Pipedrive'i, Omniva ja Singularity töötajatelt või et need sõnumitega sai mängitud, siis oli
et alguses meil mingi 10 e-poodi, meie enda oma kõige vanem oli kõige edukam, nii et me võtsime siis 10 poe mingi revenue, kus meie oma oli mingi 80% too, et teised olid alustanud, siis ütlesime, keskmine revenue per pood on selline, jälle, et faktiliselt korrektne, aga keskmine revenue on ju 10 poe pealt. Et lihtsalt konstantne testimine, konstantselt näidata, et meil on ka need head tooted ja nii minema hakata. Ja lihtsalt see eristus, et me saime selle product market fit'i, et siiani meil see nagu, meil läheb endal meelest, aga me ei pea eristust otsima, me ei pea ütlema, et me oleme kõige soodsam, meil ei pea kõige ilusamad logod olema, CVI, meil on 1100 e-poodi ja meie veeb on WordPressi peal. Nagu... Aga räägi korra nendest müügi, need võrgustikud, see on kuidagi huvitav teema minu meelest, et sul on see supplier, kelle ja siis on 3 poodi ja kas te seda sama mingi 4 süükse jaoga hakkasitegi neid tekitama endale neid ülejäänusi? Alguses küll, et oligi selline, et jälle meil on nüüd Samelin, meil on meie enda pood, mõned poed veel, kes nüüd müüvad Samelini jalatseid, Omaking meil ka vist siis juba... Omakinga, kui te selle Omakinga võtsite, siis leitsite ka kohe poed, kes võiksid Omakingi... Meil olid ka jalatsipoed olemas juba, kellele me saime öelda, näed, et nüüd on sussid ka on ju, või midagi. Ja korra oli ka arutelud, äkki me olemegi ainult jalatsite dropshipping supplier on ju, aga siis mõtlesime, et jalatsitega ikkagi on ümbervahetusi, et kotid on parem ja kotipoe ka olid meil tuttavad tegid kotipoodi ja siis mõtlema, et kui palju selle saate külalisi on meiega poodi teinud, et seoses kotipoega tuli meeld, aga et niimoodi minna, et meil on kotipood, üks kotibränd ja otsime kotibrände juurde ja nad said kohe ilusa e-poe, kuhu müügile panna. Ja see supply pool on ka väga nagu põnev, et kus saada neid brände ja tootjaid. Sest tihti neil, mitte tihti, aga eriti magusad meie jaoks on need, kellel pole ka veebilehte või veebileht on. Et nagu Samelini näide, väga head saapad, kliendid on väga suured on ju, armeed, hanked, igasugused, veebist osta ei saa. Et ainuke koht, kus sa netis saad, on nagu läbi meie. Tahad müüma hakata midagi ja meil on väga hea koostöö nendega, super on ju. Aga me oleme ka neile ka, et neil on muidu suured kliendid on ju, hanked asjad ja meie oleme selline väga hea uus kanal. Aga ja iga bränd, supplier, kellega me räägime, me saime ka ajas aru, mis need võluvitsad on, mis neid liigutama panevad on ju. Lõpuks on müügid on ju, iga bränd lõpuks tahab müüa. Aga rahvusvaheline müük on see võlusõna nii Eesti brändide tootjate kui üle Euroopa. Ükskõik kelle juurdes lähed, et me aitame sul mõne klikiga leida rahvusvahelisi uusi müügikanaleid on ju, sa räägid temaga, ma käin messidel ja seal ja siis kuule, aga kui sa praegu tuled, et päeva lõpuks siis, ma ei tea, 7 Saksa e-poodi müüvad su tooteid juba ja nad oskavad Saksa paremini müüa kui sina ilmselt. Sul ei ole tiimis ju Saksa kelle rääkida. Rahvusvaheline müük jälle käivitas seal. Aga see otsemüük, seega need 100 poodi, on teil 100 brändi on ju? Ja 150 brändi tootjad. Et see 150 brändi, kas need ongi otsemüügiga kõik saadud? Otsemüük, meil tekkis on ju edulugusid ka, et me saime Samelini edulugu hakata kasut, me saame öelda, et top brändid on nüüd läbi meie teinud ligi 1 miljoni eest müüki on ju juba juurde, mis on suuresti rahvusvaheline. Aga ka jälle kontaktid, et kui sa saad ühe Leedu brändi, mis on päris cool endale, võtsid temaga ühendust, kirjutasid, helistasid, me ostsime tooteid ka brändidelt. Me muidugi vaatasime kodud üle, mis meil kodus on või elukaaslastel või kellel, aga me ostsime ka, mis tundus lahe toode, et me saaks neile ka öelda, et kuule, et mul on su toode, et see on väga lahe. Ja me helistasime, võtsime ühendust, kirjutasime, igasugu asju, voice saatsime, mis iganes. Ja kui sa ühe Leedu brändi kätte said või Soome, sa küsid, kuule, aga et ta nägi, et sa oled ka normaalne, et sa ei ole nagu nii. Ja siis, et kuule, aga äkki sa oskad veel soovitada mõnda kohalikku brändi. Ja siis heal juhul sa küsid ka, et kuule, kas sa viitsid intro teha, et pane e-mail, et kirjuta lihtsalt, et siin on, kirjuta talle, et kuule, et hei, et siin on Joosep, et kuule ära ta, et nad on Eestis teevad lahedat asja. Et jälle selline hargnemine, aga jah, see on rohkem käsitöö ja see on siiani ja osalt on, et sa ei saa otse tänavalt meile tulla, sa ei saa hakata, et see nõuab meil, et kui sa oled e-poe pool, sa lähed praegu, sa võid siin praegu e-poe teha ja minna Shopify App Store ja hakata müüma selle, et brändi pool on keerulisem. Aga jah, see jälle personaallähenemine, et aru saada, mis neid kõnetab. Mida me veel tegime? Nüüd jälle teeme rohkem.
sest meil on natukene mingites kohtades nime tekkinud ja nii edasi, on, et adside jooksutamine mingitele sihtgruppidele, LinkedInis vähem, aga Facebookis, ma ei tea, me ei kohe räägi mõõtmisest ka, et loota, et nad saavad pihta, et kui me ühendust nendega võtame, et äkki keegi on kuulnud. Ja muidugi siis ka ju proovida neile pihta saada ka pärast. Ja mida veel tegime ikkagi samas ettevõttes, kui me kedagi väga tahtsime mitmele inimesele kirjutada ja siis hiljem veel. Lihtsalt, et tekiks ka majas sees natuke see, et kui ta kellegi räägib, et kuulnud oleks või jaa, nad kirjutasid mulle ka või olid. Oota, aga häädse te sihtisite siis huvide järgi või mis sihtgrupid? Et leida näiteks kohalikke tootjaid mingi Facebooki sihtimise või LinkedIni sihtlimise kohalikke brände on päris tüütu on seda sihtida. Ja praegu meil on nagu mingit lookalike audience'i teha või midagi natuke datat on ka vähe veel selle jaoks. Et ta ikkagi praegu pigem on ikkagi valimine ja ise nagu ühenduse võtmine. Ja see adsid, nad jooksevad, me usume, et nad aitavad, need ei ole suured budgetid. Ma räägin siis supply poole peal. Kui me enne rääkisime, siis sa mainisid ka, et Reddit on teil kujunenud üheks olulisemaks kanaliks. Ja, võib-olla see ajajoon oli siis see valideerimise faas, kui ma siis spämmisin paljusid vabandust kõigi ees, aga spämmisime inimesi, võtsime ühendust, rääkisime väga palju, püüdsime aru saada, mis me täpselt ehitama peame ja kuidas seda müüma. Adsid jooksid väga väikse eelarvega taustal, pigem, et äkki mõni kala jääb sinna võrgu sisse. Siis me ehitasime midagi WordPressile valmis, et kui sul on WordPress WooCommerce pood, et sa nüüd saad päriselt meie pluginat kasutada, ilgelt hädine plugin oli siis ja nii. Ja siis proovisime sihtida WordPressi huvilisi ka adsidega, aga jälle ka mingi, me olime ka e-maile kogunud, sest meil algus sa ei saanud kasutada, sa pidid e-maili jätma, et me ütlesime, et me lansseerime peagi, mis 4 kuud või 2 kuud, mis iganes. Et ka adsid, otseühendused ja siis siis adsid muutusid olulisemaks, sest meil nüüd oli, et kasutaja sai tänavalt tulla ja hakata kasutama. Varem oli, et ikkagi jätta e-mail ja me võtame ühendust, siis me tegelikult tahame aru saada, mida sa kasutada tahad. Aga siis me WordPressi plugin või WooCommerce'i Hertvilli saime hakata nüüd päriselt panna sihtida, et kuule, vaatame, kas mõned installe hakkas tulema vaikselt nii. Ja siis oli ikkagi e-mail, Facebook, Google ja nii. Ja siis Reddit tuli nõks hiljem, et mingi hetk, et Reddit oli meile kuklas, et meie sihtgrupp paljuski dropshipping community'd on YouTube'is ja Redditis. Kuigi me ei taha olla, me nagu dropshippingu maine on selline, et umbes krüpto ja mingite võrkturunduse vahepeal kuskil. Et kui sa vaatad dropshipping kurusid YouTube'is, siis ma ei tea... No Lambo on alati. Lambo jah, et nad eitavad Justin Bieberit või Kaja Kallast ja siis ütlevad sulle, nemad alustasid dropshippinguga, et umbes sellised, et nad on YouTube'is, nad on Redditis, müüvad sulle koolitusi tegelikult on ju või mingit nagu, et sa võid nädalaga triljonäriks saada. Aga nad olid seal mingi sihtgrupp ikkagi. Ja siis Redditisse me hakkasime ringi vaatama neid kommuune või saab Redditeid dropshipping omad, ilgelt suured nagu mitus tuhat inimest ja nii edasi. Ja hakkasime ise seal orgaaniliselt sõna võtma, et niisama aidata seal inimesi feedbacki anda poodide osas, kuidas neil läheb, aga natuke ka kallutada seda, et ainult ei pea võtma AliExpressist järgmist toodet ja varastama TikTokist mingid videosid, et on teine. Ja siis hakkasime ka adsidega seal mängima, et neil on adsi toode on pikalt olnud, aga nüüd mulle tundub, et see on küpsem ja päriselt nagu Facebooki ja Google'i kõrval väga mõeldav alternatiiv, ma arvan, paljudele firmadele, startupidele. Et on selline väga lihtsam versioon, muidugi Google'ist ja Facebookist võib-olla palju lihtsam alustada, aga saad sihtida jälle erinevate huvide järgi, aga meie puhul näiteks saab Redditit, mis olid seotud dropshippingu, Shopify ettevõtlusega. Ja nad siiani annavad ka starting bonus sulle selline kas 500 €, kui sa paned 500 sisse. Ja nad on muidugi väga motiveeritud sind, et jälle nad, kes saab Facebookilt väga palju kõnesid või Metalt praegu, siis hoiatan, et Reddit võib ka hakata sulle helistama väga palju, aga nad juhendavad, aitavad ja nüüd neil uus asi on Redditi ama adsid. Me just tulid meile proovid, aga need ask me anything või mis see Redditi lege asi on, et saad jooksda adse selliseid, mis lubab klient. Et ma soovitaks, konkurents on väiksem ja kui su sihtgrupp on seal,
et on nagu hea koht, on ju, ja muidugi ise möllata ka seal, et olla tiimiga, kommenteerida postitusi asju ja see on nagu väga tore koht, kus ka meie konkurendid ei ole ja me saame nagu paradigmat muuta. Aga on siis niimoodi, et te olete päriselt siis, oletegi seal suhtlete, kuidas te toote sisse seda, et nüüd mingi Hertvilli kõik? Ei, me orgaaniliselt seda ei tee. Nüüd on tore, et mõned postitused inimesed on ise küsinud, et kas keegi teab või et tunduvad head tooted, mis seal aga on ja siis vaatad, ei ole keegi meie sõber, täiesti võõras ja esimene kommentaar on hea promo Hertvill, esimene, need ei ole meie või midagi. Et pigem see on lihtsalt, et kui inimesed, et me anname orgaanilist tagasiside, mis päriselt, sest me usume ise, et kui sa tahad sustainable businessit ehitada, nagu meil see saapavabrik näiteks on või meil need 10 teepoed, kes on, kui sa tahad jätkusuutlikku pikaajalist äri ehitada, mille üle sul on ka uhkus ja sul ka tõelga, siis häid tooteid sa tahad müüa ja häid tooteid on parem müüa, need toovad kordusoste, õnnelikumad kliendid, vähem tagastusi, head review'd. See seal on nagu rohkem süük inimeste harimine, ja, siis otseselt ei ole mingi acquisition kanal. Ei, mis spämmi. Aga acquisition kanal ta nagu nii. Adsid jooksevad. Me anname nõu, on ju, kui keegi kirjutab, et kust leida high quality supplierit, on ju, ja kui me ütleme seal, et kaalu neid asju supplierite puhul, on ju, et kas tal on mingi backend, kui kiiresti shipping, mis iganes, siis me ütleme, et kuule, et meil on ka on ju siin brändi tootjad ja kui me seda ütleme, et Hertvill ja siis me ikka ütleme disclaimer, et ma olen üks founderitest, aga küsi mult, mida tahad. Et me oleme püüdnud siiani, mis on võib-olla eestlaste ja jälle ma seda ei saa ilmselt rahvuse põhiselt, aga et me oleme dropshipping maailmas, kus müüakse lambosid ja et sa võid Justin Bieber olla, on ju, aga me ei taha ise seda nagu fluffi müüa, me ei taha, enamik poode ju, enamik dropshipping pood ei ole miljoni või miljardi businessid, on ju. Et me ei taha müüa seda nagu tohutut, et sa saad kindlalt edukaks. Aga see ikkagi unistust pead müüma, et siis me püüame nagu olla nagu kained, öeldagi, et no enamik startup'e failib, enamik dropshipping poode ka failib. Aga samal näidata, et kui sa teed asju õigesti, siis töötad, sa võid edulugu olla. Aga see ei ole mingi üleöö nagu seal müüakse, et kuule, 30 minutiga miljonäriks. No jah, okei, aga jah, et orgaanilist, normaalset ja me teeme seda ka lainetena ja kuidas, ja aga muidu ads jookseb seal kogu aeg. Aga kuidas sa seda reklaame on nagu seadistada seal Redditis? Üli lihtne, et võib-olla kui keegi pole üldse mingid paid ads varem seadistanud, siis ma ütleks mine Redditisse. Mis see eelarve, kas ta ütleme on Facebooki, Google'iga võrreldav? Sa saad vähem aga, sest tegelikult seal on ikkagi vähem inimesi ja neil miinimum 5 eurot päevas, kui ma mäletan, aga sõltub jälle, mis inimesi sa sihid, et mis saab Redditit, mis asjad sul seal on. Ja ma tahtsin küsidagi, mis sihtimisvõimalused seal on? On saab Redditit, on üldised huvid ja neil on ka toode muidugi selline, et see, mis ma täna räägin, on nädala pärast vananenud, et neil kasvab väga kiiresti see reklaamitoode, et toob ka neile käivet, aga nad ka keskenduvad sellele, et on näha, aga praegu mulle tundub, et see on selline mingil määral, kui mälet Facebook ja Meta adsite veel, mitte algusaeg, aga veel selline mõnus aeg, et see nagu rahamasin, et paned, kui sul on okei toode, paned adsi jooksma ja siis vaatad, kuidas raha tuleb, on ju, et mitte, et ta päris nii oleks, aga lihtne seadistada, alusta sealt ja siis minna, kui ei ole varem teinud, siis minna Meta või Google'i maailma uppuma. Aga muidugi seal ei ole neid igasuguseid performance max või seda AI, ütleme, jammi on seal nagu vähem või seda, et mis siis on kas hüve või miinus. Aga mingi kliki hinna ja liidi hinna ja sellist asjade jälle, sõltub mida sihid, et saad seal ka eesmärke seadistada, et sõltub mida, et näiteks teed e-poodi mingit müüd, mingit seljakotte, outdoors asju, sul võib üks hind olla, aga kui sa müüd mingit laenuäri või sa meie müüme, et tee e-poodi on ju, siis teekond on pikk, on ju, et otse adsi pealt ei müü, aga ta jätab e-maili, et ta on konkurentsis kindlasti Meta ja Facebookiga. Aga kas teil see makstud reklaamide süke kanalite eelarveline jaotus, kuidas see umbes protsentuaalselt on? Võib-olla selle meie analüütikast ja trackimisest ja mõõdikutest natuke, et võib see, me oleme selline ajasse muutunud kogu aeg, kõik muutubki, mida me trackime, kui palju jälgime, mis meie põhimõõdikud on. Praegu me jälgime seda või mida me püüame saavutada, et meil võimalikult palju inimesi sisse tuleks, teeks oma konto, siis et nad teeksid e-poe,
kus müüvad meie asju ja siis, et nad ka müüke teeks. Ja siis seal juures on see SaaS-i pool, et nad mingi hetk hakkaks nagu subscribe ima tasulist kuutasu maksma. Me teenime raha kuutasu ja siis commissioni pealt müükida. Aga see on nagu tihti pikem teekond, et teed konto. Ja kuna oluline osa meie ärist on siis palju nad müüke teevad e-poed ja kui edukad nad on, aga see teekond võib pikk olla kuid, mõnel juhul aasta või poolteist, siis meie jaoks see nagu eesmärk praegu on igal pool, me ei ole granuaalsel levelil, ei ole tegele attributioniga. Me ei ole nagu, ei jälgi, et kuule, et äkki kui me tõstame selle 3% Redditist metasse, et siis mida, et me jälgime, palju tuleb kontot peale, palju kust tuleb, paljud neist poed teevad ja ajas meil alles on selgumises, mis töötab paremini, sest võib olla, et me toome Facebookist odavamalt kontosid peale, kes võib-olla teevad ka poe, aga kui me vaatame 6 kuu pärast peale, mis on kõige edukamad poed, siis aga Redditis on nad tegelikult palju edukamad. Et sellise lähenemisel aitas meile kaasa Shopify kasvujuht, kes rääkis, neil on sarnane loogika, et nad püüavad võimalikult palju inimesi peale saama poodi tegema ja küll ajas näed, no nende ajahorisont oli paar aastat, on ju, meil seda luksust ei ole, et paar aastat, aga sa testid, muudad asju, testid kanaleid, pakkumisi, muudad oma subscriptionit, nüüd on esimene kuu 1 euro, nüüd on free trial, nüüd ei ole 1 eurot ja siis vaatad 3 kuud, võib-olla 6 kuud, 12 kuud, et mis sellest kohordist sai. Jah, võib-olla ta maksis subscriptionit sulle veitsa, aga ta kadus ära, aga see teine, kes tuli sulle free triali, võib-olla veel 2 kuud tasuta, tema nüüd on selle eduka äri teinud, sest ta ei maksnud sulle subscriptionit, tal jäi rohkem raha, et oma äri käima saada ja ta hakkab sulle hiljem subscriptionit. Et see nagu minu jaoks ka kohanemine, ma olen see natuke performance marketingi mingeid liiga usku olin ja mõned aasta, et see nagu, et sa ei pea eriti alguses, enamasti sa ei pea minema granuaalsel level ja ei pea attributioniga ja hoia nagu suurematel asjadel silma peal, mängi eelarvetega natukene vaata, kust tuleb ja aga nüüd siis teie enda kontekstis, nagu mis teil siis nagu need efektiivsuse mõttes ja kust te nagu seda eelarvet kõige rohkem panete? Praegu tegelikult meie jaoks väga muutev hetk oli, et me oleme siis e-commerce äpp ja me pakume praegu, Hertvil on saadaval WooCommerce'ile ja Shopify'le. Ja meie jaoks oli, me alustasime WooCommerce'is, sest meie esimesed poed olid sealt, aga ka meie enda poed. Oota, ma mõtlen need makstud kanaleid. Ja, makstud kanaleid. Ja meie jaoks oli elu muutev oli see, kui me lantseerisime Shopify äppi. No, me teadsime ette Shopify kõige suurem e-kaubandusplatvorm, aga tundus kinnine ja mõtlesime, et maailmas on nii palju WooCommerce poode, et ainult sellest piisab alguses, et olla suur. Lantseerisime ja me kogusime e-maili liste Shopify pikalt ja lantseerisime selleks kohe, et Shopify on väga suur. Et meie üks põhilisi makstud kanaleid lisaks orgaanikule on Shopify adsid tegelikult. Et jälle on sinisilmne mõelda, et kui inimene tuleb Shopify App Store'i, Shopify App Store on nagu siis iga suurema rakenduse App Store või põhimõtteliselt Androidi äpp või iOS-i, et ta tuleb guugeldama dropshipping äppi ja siis ta näeb Hertvilli reklaami, installib ja hakkab müüma. Neid on ilmselt, aga et kui me vaatame otseselt attributionit, siis me näeme tihti, et Shopify on see, kust installed või ads on see, kust ta tuleb, aga me anname tegelikult aimu, et me ikkagi töötleme neid ka mujal, et meil on remarketingid, me teeme praegu Shopify ads on siis, ütleme, et ta on nagu tihti, kes see viimase selle au võtab endale ja Shopify organic on ka väga oluline. Sinna review'de saamine, SEO optimeerimine seal, suured võidud, et jälle vanad head, ma ei ole SEO inimene, aga kui teete mingit App Store'i äppi, siis võib-olla loogiline, aga meile algus see on, vaadake SEO pool üle, et ka mitte ainult iOS ja Android, aga väiksemad marketplace'id, vaadake, seal on võivad nii suured võidud olla, muudate keyword'i ära ja siis avastate, et nagu meie puhul, et kui keegi guugeldab EU dropshipping, kui me paneme selle nimesse, me oleme number 1. Nii kaua, kui sul mõni review on. Aga Shopify ads, Reddit ads, Meta ads, Google ads ja siis on, mõnedel on täpsem objective, on ju, et peab lisama toote. Google'i puhul on siis, on search'i on sees seal, meil on need dropshipping märksõnad. Aga jälle e-mail on lõpuks meie jaoks see, et nad tulevad, teevad konto ja siis me seal neid töötleme, et need flow'd, mis meil seal on,
et teil on saates olnud siin e-mailinduse meistreid suuri, me oleme võib-olla praegu spämmimeistrid pigem, aga nende flow'dega, et kuidas saada inimene, et ta teeks poe, kuidas aidata ta pärast, see on väga suur osa meie nagu et kui sa teed konto meile, siis me hoiame sind ikka, et me riskime praegu, me oleme alustav startup algva, et me pigem spämmime mõned ära, aga me hoiame sind kogu aeg ja timmime neid content'i, mis me seal pakume, et need flow'd on praegu 30 päeva, 40 päeva, sest me näeme, et konto tegemisest poeni võib võtta aega 30-40 päeva, mõnikord rohkem. Mis seal flows on praegu? Ja või kui tihedalt need on? Need on ausalt alguses tihedamini, et ma vaatan neid üle korra nädalas, muudan, katsetan, selle klaviot kasutame, super asi ja muudame, testime igasugu asju seal, nii pealkirjad, content, järjekord, et kas sa ütled kliendile kõigepealt, kes tegi sul konto, mitte ta ei installinud su äppi, ei ole e-poodidel. Kas sa nüüd hakkad talle müüma, kui lahedad tooted sul on Hertvillis, või sa hakkad müüma, et kuule näed, installi siin meie äpp või näed, alusta Shopify poega. Et kumb on olulisem, kas müüa ikkagi, et meil on lahedad tooted või nüüd ta konto ära tegi, aita tal hoopis, et nii, siin saad nii tee Shopify pood, siin on free trial, siin installi, et see on nagu, et see pidev, et adsid, tasulised, Shopify enda pood, review'de sinna saamine, igal pool tegelikult, et nüüd me kirjutame dropshipping saitidele, e-commerce news saitidele, kes listivad dropshipping platvorme, mitte Capterad ja need, et endal listiks meid ka. Et kaasa arvatud Shopify enda recommended list, et me sinna saaks ja me kirjutame jälle personaalselt, et hei, et sul on see list, see äpp ei tegutse, pane meid asemele, siin on sisu, nii et sa saad copy paste ida, et tahame, ja üks asi veel, ma nüüd lappan, aga jah, siis paid ja Shopify enda sisene newsletter, igasugused flow'd, teed midagi seal ja nüüd me teeme mis veel oluline on review'de aspekt igal pool, et igaüks, kes teeb startupi, kellel mingi product market fit kujunema hakkab või ka üldse äri, siis märkate, et mida hakatakse guugeldama, nad guugeldavad su startupi nime võib-olla, et Hertvill või mis iganes, aga nad hakkavad kohe guugeldama ka reviews, et vaadata, et näiteks mida meie tegime ja paljud, me tegime kohe ka oma review'd subpage'i, kuhu me küsisime poodidelt jälle tuttavatelt, osadelt piltidele, panime mingid review'd, meie jagame enda kohta review'sid, kui autentsed need nagu need on autentsed, aga kui keegi ütles midagi halvemini, siis me panime paremad, aga et vaadata, et seda hakatakse kohe otsima, sest nii kui sa tekid inimestele, iga startupi eesmärk on ju saada, mitte iga, aga et saada inimeste nagu valikusse, et kui keegi hakkab dropshipping poodi tegema, sa tahad, et ta kaalub ju mingite variantide vahel, võib-olla Printful, võib-olla mingid AliExpressi sitad, pasad, mitu roppust järjest enam. Ja meie, et sa tahad siis, ta guugeldab review'sid, eriti meist, kelle kohta content'i on nii vähe väljas. Ja siis sa tahad, et ta vaatab review's, meie enda leht, Trustpilot, Shopify review's, nüüd on ka mingid muud, et sa püüad kinnitada, et see review's kohe märkad, hakatakse guugeldama sinu kohta, et see just nagu review'de puhul kõige keerulisem on see, et sul on vaja neid nagu nii mitmesse kohta, et midagi sa paned enda kodulehel, on ju, siis sul on see Shopify store, siis sul on Capterra, nagu mis nippidega sa oled saanud kliente eri kohtadesse kirjutama? Alguses kirjutasime ikka otse, et ja küsisime ja meil on nagu need, kes meiega juba poe ära teevad, nad on väga stikid üldiselt, et kui nad jõuavad nagu toote lisamiseni, mainisin ära, sest see on ikkagi suur asi, et sa ei pane üleöö kinni ja isegi kui sa ei jõua tegeleda, unistus elab. Et isegi kui müük ei ole, nad olid rahul nende toodete ja asjadega. Aga nüüd on, me ikka küsime vahepeal, kui kellegi rohkem räägime, et kuule, aga nüüd on ka flow'des sees, on ju, et jäta review, me anname sulle Shopify App Store'is 25 € krediiti, et mida saad siis kasutada, et meie subscription eest maksta. Mis töötab ka sellepärast on ju hästi, et kui sa oled free plan'i peal meil, siis me anname nüüd talle veel lisamotti, et võtta tasuline, sest ta saab selle jälle all tasuta. Aga meil on flows jälle ja sa saad seda korduvalt mingi aja tagant, et natuke teise sisuga jälle, et see on nagu, kus nad jooksevad nagu. Aga me ei ole ka selles hea ja kuigi me saame iga päev 3 pakkumist, et kas tahad Shopify review'sid osta
siis me ei ole seda teinud, et öeldakse, et see on okei ja midagi, aga me saame neid niisama oma klientidelt ja miks. Aga olete mingid negatiivseid review'sid ka saanud või? Jaa, nagu ikka, kui oma asja teed, siis iga negatiivne review on kriitika su enda just elu kohta, mida sa tegid põhikoolis valesti. Aga meil on väga head review'd nagu ja sest meil on jamasid palju, sest kogu meie turundus, kogu toode on ehitatud ühe asja peale üles. Kõik muu on halb praegu, sorry, kui mingid kliendid ka kuulavad ja on, et meil asjad kõik logisevad, sa WordPressi peal arendajad, meil Roland on ehitanud backendi 3 asjast kokku ja tuleb kohe uus. Kõik on ligadi-logadi, konkurentidel, kõik muu toimib paremini. Tegelikult toodete sünk, kõik toimib paremini. Meil on üks asi, meil on paremad tooted kui neil. Ja see tähendab, et need kliendid, kes on tulnud paremate toodete peale, me deliverdame selle. Et muu ei ole oluline enamike jaoks. Jah, kui nad teevad palju müüke ja tulevad mingid jamad, laoseis otsas, me lahendame ja me kohaneme, sest et kui kasvad 5 või 7 korda aastas, siis sul tekivad probleemid, kui sul on füüsilised tood. Aga et nad tulevad heade toodete peale ja sa saad enamik kõik muu andeks. Ja kui sa jama teed, siis heastame selle, nagu püüame nagu, ja mis isiklikult võtame ühendust. Aga mäletan, kui meil Shopify's olime lansseerinud, meil olid mõned üksikud positiivsed review'd. Praegu meil on igal pool mingi 4,9 rating, et me ei tahaks, et 5 oleks ka, siis see mõjub vähem autentsena ka. Aga 4,9 nii Woos kui Shopify's ja me saame öelda ka, et me oleme highest rated dropshipping app in the world, mis aitab jälle kaasa, natuke mõjub jälle, et tuleb proovi kõige kõrgemalt hinnatud, parimad tooted, kõik on. Aga nad review'vad ikkagi ju mitte meie äppi, vaid seda, et meil on see tootekataloog. Ja siis osad hindavad seda, et meil on ka nagu support päris inimesed olemas, me ei saada sind AI. Aga me saime algusajal, panime Shopify äppi üles, kohe poed tulime, täitsa lõpp, selline kasv, uskumatu, mis toimub, täiesti lõpp. Ja siis vaatad, keegi jätab sulle 1 tärni review sinna, et kui sul on mingi 6 review'd ja keegi jätab 1 tärni, siis sul on mingid pisarad, sõimad seal seda, kes ta on üldse. Ja sa nägid, mis pood seal jättis review ja review oli ka, et kehvad tooted, äpp ei tööta, kesine kvaliteet mingi, siis mõtlesin, okei, äpp ja, et on jamad ja me just panime ja nii edasi. Ja siis vaatasin, mis pood ja skännisime välja telefoninumbri, kes tuli välja üks lätlane oli jätnud review. Ja seda, me oleme väga vastutustundlikud kliendi andmete ja kõigi andmetega ja ta ei olnud meil enam klient, ta oli installinud kõik. Aga ma leidsin netist ta numbri ja ma helistasin talle ja küsisin, kas ta on ja ütlesin, et ma founder, muidugi ma ütlesin, et Tallinnast, vennas rahm. Mõtlen ka, mis ta niimoodi jaurab oma... Ja siis ma ütlesin ausalt, et aga mis sa mõtled, et kehvad tooted, et me päriselt, meil on head tooted, meil on ka ju Läti brändid, et sa ütle ja nii ja siis oota, mis äpp, ma proovisin nii palju neid, et sorry, ja ta muutis ära et ta oli lihtsalt proovinud, jättis review ja ta muutis ära selle ja siis ta tegi poodi, nagu tuli nagu katsetama ja me oleme seda teinud, et meil on paar... Nüüd ta on mingi edulugu või? Ei, edulugu ei ole, ta ikkagi, ja. Proovigi teha, see oleks lahe. Ja. Aga ja, et me oleme, kui keegi on, et me oleme ka helistanud, ühendust võtnud, kui on paar üksikut sellist veel olnud, või kui meil tuli copycat, et me oleme Hertville 2 L-iga ja keegi tegi e-poe 1 L-iga hertville.com ja ütles, et nad on nüüd, meie oleme ju dropship, meilt osta ei saa, me ei ole e-poed, me oleme SaaS, me oleme rakendus, software. Keegi tegi e-poe ja ütles hertville1l.com ja ütles, et nad on nüüd Hertville General Store. Täiesti teistsugune, kõik Hiina tooted täiesti kõik nüüd ja tegid ja panid püsti ja meil hakkasid negatiivsed review'd. Kõigepealt klientide kirjad sisse, et miks te skämmite mind, miks te müüte ja siis review'd Trustpilotisse sisse tulema. Et Hiina tooted või 4 kuud tagasi tellisin, siis ma täiesti lõppis avastasidki, et nad tellivad sealt saidilt jälle UK firma, tuli välja, et UK firma, aga opereerib Viimsist üks Eesti tüüp, üks tubli arendaja jälle leidsime, et UK osaühing oli sama nimega, mis Eesti osaühing, saime numbri, helistasin talle laupäeval. Kuigi siin oleks saanud koju juba minna. Oleks, aga ma olin laupäeval
laupäeval sõber Rasmus leidis selle ja ma olin laupäeval nopis ja ma olin väga head kohvi seal ja sõin saiakest. Siis ma helistasin talle ja küsisin, et halloo, et kellega ma räägin, on ju. Ja oligi ja siis ta ja rääkiski ja ma ütlesin, kuule, et me teeme seda, et ja ta oli meil kasutaja veel. Et mis oli nagu huvitav, et nägime, et ta oli teinud veel, et noh, ta püüdis algus rääkida, et ta ei teadnudki, et Hertvil olemas on see meie oma, et ta ei teadnud, et see olemas on. Siis kuule, et see, et sa konto tegid, võib-olla ei ole nii. Ja aga me panime ka oma advokaadi siis saatsime kirja, et kuule, et palun, ja ta muutis ära. Me siiani eile saime jälle mingid negatiivseid reviewsid sealt, et ta muutis ära, pani selle kinni siis selle Hertvilli 1L-iga. Aga jälle helistasime, rääkisime ja review'd on ja jälle, kui saate negatiivsed review'd, et ja see on oluline osa teie ärist, näiteks Trustpilot reviews on päris kõrgel ränkitud, kui keegi siis tasub ka Trustpilotile või nendele kirjutada ja nüüd nad näiteks, kui esimene juhtum ära oli tüütu, aga nüüd nad teavad ja liigutavad review'sid sinna vale Hertvilli alla näiteks. Et jälle kui review'sid inimesed tšekkavad, on oluline nagu, muidugi alternatiiv on, et mida osad lähed ostad uued review'd peale ja lased lihtsalt on ju, aga... On päris huvitav siis mingi eestlaslik kadedus või midagi, et siis mingi Viimsi vend. Võib-olla jah. Ärivõimalus. Aga selline te saite süüdistada teda milles? Kaubamärgi mingi varguses või? Peamiselt me süüdistasime, et nii ei ole ilus teha. Aga ma mõtlen, mida see advokaat, et kui advokaat oli ka siis, kas teil oli nagu midagi? Ei, advokaat oli, et kirja point oligi, et advokaat on siis. Et tegelikult ei olnud? Ei, ta oligi siis. Ma ütlesin, et edasi tegeleb muidu meie advokaat. Okay. Et meil on hea advokaat. Ja sellest piisas, sest ega teil ju ei olnud midagi tema vastu. Ma helistasin, rääkisin, Aga see sõna advokaadi kasutamine, see nagu töötas. Aga me olekski rääkinud ja tegelenud ka ilmselt edasi mingi hetk, kunagi oleks tegelenud võib-olla. Aga et ühegi startup alustava ettevõtte, kui sa alustad trademarki, mingi patenteerimist trademarkide teemadega, siis ma ei tea, väga üksikut, kui ma näen vahepeal, et kui räägin alustavate startup firmadega, et kuule, et me nüüd trademark on tehtud või ma käisin intellektuaalomandi koolitusel, et nüüd nagu, et on juhud muidugi, kui see väga mõistlik, aga enamasti, et Hertvil meie jaoks oli lõpuks ju ikkagi, et keegi nägi ikkagi siin potentsiaali, et tulla mõnes mõttes meie olematu feimi tegelikult on ju, pealt teha mingit kopida ja hakata nagu selle kvaliteedi pealt, sest ta ütles, et ta on ülikvaliteet ja müüs siis nagu Hiina jama, aga jälle selline huvitav seik. Hea lugu. Ei, väga lahe lugu. Jah. Kas, kui te nüüd töötate nende e-poodidega koos, on ju, et te alguses annate mingid turundusmaterjalid toodetega kaasa, kas te kuidagi toetate veel neid turundusega? Sest see kõlab nagu, et mida paremini neil läheb, seda paremini teil läheb. Jaa, see on väljakutse, et me ühtepidi peame tegelema inimeste e-poodide sisse toomisega. Me peame supply'd sisse tooma, siis me peame konvertima neid subscriberiks, et ka päriselt äri ikkagi kasvatada veel. Aga samal ajal me peame ka aitama nendel e-poodidel tegelikult edukad olla. Ja inimesed, kes sisse tulevad, on ka väga erineva taseme ja taustaga. Ja mida me õppinud oleme, et kui ma algus kirjutasime, et ma arvasin, et meie sihtgrupp on e-com, turunduse, affiliate, mis iganes taustaga, ideaalis tegelikult veel tiim, kus on arendaja, kus on mingi disainer, et mitmekesi hoitakse ka 11 veel accountable on ju, et siis nüüd oleme näinud, et meil on palju edulugusid, kellel on selline kogemus ja taust ja kellele sa ei pea seletama, et meta-adsid, kuidas, et see ei ole ainult boost on ju, või mingi nii. Aga meil on mõned edulood, mõned lahedamad on ema on lastega kodus, 0 turundus, 0 e-com, 0 tausta. Hakkas lihtsalt tegema, otsast õppima, mida üldse Shopify pood, teeb lahedat contenti Instagrami on ju nagu orgaanilist, autentset on ju, tellib tooteid samal ajal ise, mis ta müüb ja näitab. Et me saime mingit aru, et meil on nagu vara väga purki panna. Aga jah, see kuidas aidata neid e-poode, kui inimesed tulevad ja hakkavad tegema sinuga äri ja kuidas aidata neile edukatele, see on suur väljakutse. Ja alguses me tegime kunagi enne AI buumi, me tegime sellist tööriista nagu Store Audit AI. Et mille point oli, et sa paned lingi sisse siis oma e-poel Shopify ja siis ta annab sulle checklisti vastu, et mis sul hästi ja mis sul halvasti on. Et see on siiani, proovisime ka häkkida
ja alguses iga kliendi puhul me vaatasime ta poe üles või et kui ta laivi pani ja saatsime talle päriselt tippe, et mida paremaks teha. No nüüd meil on igasugused checklistid, mis nad saavad, content, mis me saadame põhiliste vigade asjadega, mida teha, aga see on ikkagi väljakutse, et kuidas seda contenti teha paremaks ja noh, meil ei ole tiimis content creatorit, meil ei ole budgetit, et palgata. Content creation on nagu või case study tegemine on nagu üks osa, mida kas mina või keegi tiimis siis vahepeal muus osas teeb ja üldiselt content on ka tihti. E-pood küsib mingit küsimust, keegi küsib veel ja siis kuule, adresseeriks seda. Ja siis sa muidugi taas kasutad kogu aeg on ju erinevate nurkade alt, et see aidata neil edukad olla on suur väljakutse ja meil varsti proovime siin teha sellist, et meil on see Store Audit AI, mis on tehtud ammu ja labane, aga teha päriselt sellist abilist, kes siis aitaks ka sul, teeks asju ka ära, on ju, et mitte ainult öelda, et tee seda ja siis sa näed, et ta ei tee. Et väga paljud jäävad kinni, kes ei ole edukad või kelle poed jäävad lihtsatesse asjadesse kinni, ma ei tea, ma ei oska logo teha. Nagu on ju, et kui sul on alustaval e-poel, sa tahad ju laivi saada kiiresti, et noh, seda pead ka harima, on ju, et pane laivi ära ehita, et on inimesed, kes tahavad kohe laivi panna, kui ei ole midagi, ja teised, kes tahavad ideaalset e-poodi ehitada, siis ta subscribe ib sul 6 kuud, mitte midagi laivis ei ole, see on hea, et ta maksab, aga sa ütled, kuule, pane laivi. Aga noh, nad jäävad logo taha kinni näiteks või nad jäävad kinni, et kuidas tagastused toimivad ja siis me ütleme, et nad toimivad, me pakume, saad hakkama, kõik on hästi, et tee mõni müük enne, siis muretse on ju, et see pidev harimine, käe hoidmine nagu heas ja halvas on, aga jälle me õpime edukamatelt poodidelt, mida nad teevad, paljud on lahked ja jagavad ka, kui me näeme, et keegi jälle kuule, et mingi hüpe siin, mis sul toimub, kirjutame ja paljud on vastavad ja on lahked ja ütlevad, et ja üldiselt, mis siin ongi tore, et lõpuks Euroopa kahjuks pole siiski ühtne turg, isegi Euroopa Liit, kõik need valuutad ja keeled on ju, aga meie faasis praegu suures pildis, väiksed iseärast on turul, aga toimivad samad asjad, et tuua kliente ja neil suures pildis on samad probleemid, et me mis toimivad, mis kanalid toimivad e-poodidel kliente tuua? Et üldiselt ikkagi on, me soovitame ja enam peaaegu kõik mõne üksiku erandiga edukad alustavad ikkagi makstud reklaamidega. Mõned, kellel on SEO taust kõva, need on alustanud sellest, pannud seal mingid, hakanud SEO-ga enne kui poodi või midagi on. Ja me soovitame ka paid ads'e, sest jälle hakka kohe trafficut peale tooma, nagu hakka kohe õppima, ehita kas või poodi. Aga ikkagi võluvits on, kes suudavad, me anname contenti e-poodid, me anname tooted väga head, pildid, anname ka lisapilte ja videosid, paljudel toodetel descriptionid, aga kes ise contenti juurde teevad ja oskavad seda lugu rääkida, et eduka e-poe tegemine ei ole väga palju erinev mingi oma brändi tegemisest või brändi kasvatamisest. Ja üldse ka orgaanilist contenti juurde, tellivad tooted, teevad ise sisu juurde, mõned kasutavad ka influencereid. Aga jah, selline, et oma sisu ja ikkagi storytelling on ka, mida me peame nagu püüame neid eriti palju aidata. Korra varemist käiski läbi, et kui sa hakkad müüma Euroopas tehtud tooteid, mis on kallimad, aga väga head ja head pildid ja asjad, ja siis sa hakkad müüma neid ja ütled, et sul on 0, täiesti uus e-pood, keegi pole kuulnud, 0 followeri igal pool ja sa hakkad neid siis müüma, et paned adsi või postituse näed, osta saapaid või best boots. No maailmas inimesed saavad mujalt ka saapaid osta kui sinu e-poest, et aidata neil leida, mis teeb, nagu meie startupide perisuseks need eristab, meil on parimad, kvaliteetsemad tooted, et me suuname e-poodi samamoodi. Leia, mis eristab, et väga raske on sundida, aga suunata inimesed default jälle üldistad. Paljud tahavad, et ohutult mängida igal pool. Olla nagu, et kui ma teen seda ohutut contenti, mul on saapapood, ostke siit suure, aga me pushime ja ütleme, et tehke julget, tehke sellist nalja, mis teile meeldib, tehke sisu, mis teile meeldib. Eesmärk ei ole, et kõigil on suva sinust. Eesmärk on, et kui mõned scrollivad kuskil või näevad, et nad peatuks ja isegi kui see on debiilne ja see, siis osasid ajab närvi, aga äkki mõnda kõnetab. Et jälle eesmärk on sama, nagu ka Hertvil puhul algus öeldagi julgeme, et debiilsemaid asju mingi, et või kui me saapavabriku e-poodi tegime,
ütle ka, et pane adsidele, et need saapad pole sulle. Ja me tegime alguses saapavabriku e-poes, linkisime kaubamajasse About You'sse Dr. Martin C-poodi, ütlesime, et siiani vist lingime, küll no follow lingid on vist. Aga et näete, et kui sind bränd huvitab, siin on lingid, mine osta sealt Dr. Martins kõvem bränd. Kui sa tahad no nonsense saapaid, mis on toodetud siin samas, need on sulle osta. Et jälle, mine osta mujalt, et see oli üks näide, aga just, et see content ja oma poe loo rääkimine. Et need, kes on tulnud AliExpressi dropshippingi, nad tahavad kas teha mingit gadgeti poodi, mingit suure juurdehindlusega või tahavad teha kõige poodi. Ehk siis nad tahavad teha poodi, mis siis hakkab võistlema Temu, Amazoni selle odavate, AliExpressi ja igasuguste muudega. Nad teevad kõige poodi ja hakkavad müüma, et mul on, et noh, sa ei võida Temut mängus, aga kui sa võtad hea niši, räägid lugu hästi autentselt, siis sa võid ehitada pikaajalise väga, väga toreda asja, mis töötab see saapavabriku e-pood, et see aitab meil seda startupi ehitada ja see siiani nagu toimib. Ma tahaks ühe teema juurde veel tagasi tulla. See on see, mis sa mainisid, et te vaikselt nagu avastate koostööd igasuguste e-kaubanduse arvamusliidrite, mingite newsletteri omanikega. Kas, ma ei tea, kuidas seal nagu löögile saada või kuidas teha nii, et nad jagaks teie asja oma kanalites ilma, et sa maksaks võib-olla selle suure summa selle eest? Meil ei ole seal häid edulugusid. Me alustasime nendest veebisaitidest, kes listivad dropshipping äppe. Alguses Euroopa omasid soovitused, e-commerce news Europe. Seal me lihtsalt kirjutasime nii LinkedInis kui Gmailis kui kuskil. Seal oli tore, saime öelda, et teil on üks vana äpp listitud, pange meid ja et me teeme sellist asja. Meil on siin Pipedrive endine selline teeb sellist, nii cool. Aga näiteks meie kõige olulisem on meil saada Shopify's listitud, et Shopify'l on seal soovitus 2025 parimad dropshipping äpid ja seal ma kirjutasin, kui ma nägin, kes oli selle contenti sinna postitanud, kuigi ma andsin aimu, et ta ilmselt ei tööta Shopify's ja ta on võib-olla outsourced, võib-olla töötab. Proovisin temaga LinkedInis igal pool leida emaili kirjutada ja lõpuks kirjutasin Shopify partnerite supporti, et kuule, et kas saaks on ju ja siis ta forwardis edasi ja siis paar päeva tagasi saime, et kuule, et jah, et lisame teid. No eks näis peab meelt tuletama, aga jälle erinevad, ja see on muutud lihtsamaks jällegi imelik öelda nii suure ettevõtte, aga supportis osad inimesed meid juba teavad Shopify's ja meil on nüüd Shopify inimesed, kes teevad meiega poodi ja keda me saame nüüd pumpida, mis on tore, ütleb, et kuule, et kes on ka veel LinkedInis kontaktid, Shopify support, Shopify mingid spetsial, teevad meiega poodi, et meil on nüüd ka nagu niimoodi tekkinud kanalid. Ma mõtlen et kui teil on nagu see klientide harimise pool, mida te tahate rohkem teha ja teil on need e-kaubanduse influencerid, see on ka veitsike. See influkate pool, et meil oli kogu aeg lootus holistiks, et me tahame, et nad tuleks meie juurde, et nad tahavad teha sinised silmad, et nüüd me nagu suhtleme ja püüame, et keegi teeks meiega poodi ja et sellest tuleb edulugu. Aga me ei taha maksta muidugi selle eest, et me tahame nagu leida, see on väljakutse ja eks näis, mis sellest nagu saab, et me ei taha maksta ja me tahame teha ja me tahame, et see oleks hype, aga samas me tahame, et me ei paistaks seal ka, nagu ma mainisin, meie äpp on kaugelt ideaalne veel, aga tooted on head ja et siin me suhtleme jälle kõik lisame kontaktiks LinkedInis, reach out'ime, vaatame videosid, kommenteerime jälle, et kui me temaga lõpuks jälle uuesti ühendust võtame, siis see ei ole nagu üleöö, vaid meil on mingi suhtlus ja. Aga hästi, kas on midagi veel, mida me peame Hertvilli turunduse kohta küsima? Jälle see väljakutse on alustava startupi jaoks ma olen Tehnopolis startup inkubaatoris ka puutun kokku vahepeal ja et pidada meeles, et sa kiiresti hakkaksid, YC Combinator on, ma ei tea, on see üks legendaarsemaid startup inkubaatoreid või kõige legend. Minu arust nemad hakkasid kunagi propageerima seda, et pane lihtsalt midagi maailmale ja küll kasutajad tulevad, kui see lahendab probleemi. See ei pea minu meelest paika enamasti, kui sa ei ole just YC Combinatoris, sest kui seal keegi sul tweetib või saadab välja, et näed, siis sa ei peagi nagu tooma kasutajaid,
aga muidu iga startupi, iga hakka võimalikult kiiresti klientidega rääkima ja ka traffic'ut peale tooma. Et sul pole nagu, et hoida seda urgency't üleval ja et sa ei saa kasutaja toomist või outsource ida, nagu ka arendust sa ei saa faasis, sest sa õpid mitu korda päevas, kui sa räägid. Et sa räägid klientidega, sa vaatad, mis sihtgrupp, mis riigis sul tuleb, et siis sa jälle kirjutad kellegile muuda mu ads, ei. Ja meeles pidada, et sa ei pea, et ma olen kohutav disainer, nagu ülikohutav, co-founder Anna-Mari on 1000 korda parem disainer, nii. Aga meil on kiirus olulisem, ma vorbin Canvas, igasugust jama, ta on teinud mulle mingi brändkit, enam-vähem mingid värvid, ikka on piinlik kogu aeg, aga see kiirus, paneme üles ära, hiljem teeme paremaks, kui jõuame vaja, aga kogu aeg see nagu muutmine ja toomine ja samal ajal mitte, kui sa tuled suuremast, et mitte jääda attributionisse, mitte, et vaadata neid põhilisi. Okei, kas kasutajad teevad konto, tuleb peale. Et minu jaoks ei ole see oluline, kuhu ma selle 10-20 euri panen, vaid et mul on kiiremini, et mul on 10 kuud aega või mul on 6 kuud aega või 3 kuud aega, ja me teame, et startup founderid rahastusega on natukene parem, aga teised pinged, aga me kõik väsime ka ju ära mingi hetk, et kui sa teed seda side business'i mingi, et see kiirust hoida üleval, kiiresti testida, õppida ja panna igasugust jama, teha debiilsusi, vot, et startupi võiks teha, ja üldiselt, et e-poodi bränd. Debiilsusi. Jaa, ausalt, et tuleb debiilsusi teha selliseid, mis sul endal fun'id ja asjad on miinimum, neid on tore teha, hiljem tore kuskil podcastis rääkida, mis debiilsusi on tehtud, aga mõnikord nad võivad ka toimida või sa saad LinkedInis öelda, et me tegime seda debiilsust, on ju. Et iga debiilsus on jälle content, mida saad ka kasutajad näidata, et sa oled autentne, on ju, mida enam me siin AI contenti näeme, võib-olla parem. Ja teha asju, see on igal poolt ambitakse, et kõik ei pea ka skaleeritav olema. Et ma igale poele andsime alguses tippe, mida paremaks teha, mida parandada, siiani mõnele kirjutame. No ei ole väga skaleeritav ja eks lõpuks AI ja mingid meil tööriiste. Aga et teha selliseid asju, mitte karta, sa ei pea mõtlema, et vau, kui ma seda praegu teen, et kui mul on 1000 klienti, et kuidas ma siis, ei ole nagu point, on ju. Ja debiilsusi tõesti, ma ei tea, ükskõik mis, mida me ei pannud laivi ja mida on tore, et tegime mõned räpilood, mille point oli, et äkki e-poodnikud tahavad kuulata, kuidas edukat e-poodi teha, et kuidas alustada ja siis kuidas edukaks saada, aga need on räpilood hoopis. Et tundus Suno AI-ga, ilmselt paljud on mängid nii lihtne, on ju, no võib-olla paneme laivi ka, aga suva näide on ju, aga lihtsalt, et testida uusi asju, et fun oleks ja või ma ei tea, kleepse pannud tänava posti peale. No, kuidas sa mõõdad? No ei, aga on fun, tore ja võib-olla oleks startup perse, aga 3 aasta pärast sa näed tänava posti peal seda, kuule mäletad, me tegime kunagi, et või me tegime kunagi sama tiimiga, tegime COVID-i ajal, tegime kui vaktsineerimistõendeid, ma ei tea, kas keegi mäletab COVID-i aega enam, aga pidi vaktsineerimistõendeid näitama ja saime aru, et see võib olla mingitele inimestele raske telefonist näidata meie vanemate, vanavanematele, et ei ole nii mugav ja endal ka ei ole. Ja me tegime lahenduse, kus sa laadid PDF-i üles ja siis sulle saadetakse postiga koju see plastikkaart või välja. Nagu Hertvilli alt või? Või see oli mingi suva? Sama tiim Hertvilli alt. et see oli selline, tuli idee ja mõtlesime, et me teeme selle paari tunniga või 1 päevaga. No läks nõks rohkem ja see oli fully automated ja oli mõeldud sõpradele nagu ja sõprade vanematel laadi üles. Kaardiprindi firma prindib ja shipib välja. Ja seda me tegime ja väga oligi abi. Inimesed olid tänulikud, et nad said, kui printerit tellisid. Aga näiteks seal, nüüd on keerulisem, aga seal me jagasime EKRE, Martin Helme, me jagasime alguses ERR-i portaalist ja mujalt videosid, kuidas Martin Helme kutsub kõiki vaktsineerima ja vaktsineerimistõendit näitama. Nali oli selles, et ta peagi muutis, et ta kutsus, aga me jagasime siis, kui ta üleöö muutis oma arvamust, on ju. Ja siis, mis juhtus, on perekond Helmed ja teised EKRE liikmed tulid siis kõiki meie postitusi ja asju kommenteerima Facebooki kogu aeg, sõimama meid ja asjad, parlamendi liikmed endiselt niist sõimas vaidlemas, et fake news ja igasugused ja siis me hakkasime kasutama uued uudised ja objektiivneid, kus samamoodi jälle Helmed kutsusid vaktsineerima, et
et kui ERR on fake news, siis võib-olla uued uudised ja Objektiiv on, teised ajad ja teised on ju, aga jälle hea võib-olla meenutada, enam ei teeks seda ilmselt, aga et fun võiks olla, et kogu point ju startup'i teha ja siin turunduse ja on, et ideest teostuseni on sul võimalik teha enne kui sina või keegi teine jõuab takistada või ümber mõelda. Ja midagi halvasti läheb, siis midagi üldiselt ei juhtu, et sa saad, Ja, kui see lõpp nüüd välja jätta, siis minu eest kogu see Hertvilli ehitamise lugu on olnud nagu väga selline õpiku näide või kogu see valideerimine, itereerimine, kõik see on nagu... Jah, et siin on muidugi see, et ma meenutasin lugu, see oli narratiiv jälle on ju ja nii meile endale tundub, et see nii oli. Sees on muidugi alati segasem ja õnnetum ja nagu ikka. Ja teine on ikkagi, et testida ja proovida. Meil oli tugev uskumus toote või selle väärtuspakkumise osas, mida me ka tegelikult valideerisime. Võib-olla see, et parimad tooted. Kanalite osas me teadsime, et me tahame kiiresti trafficut tuua. Kui meist keegi oleks 100 000 followeriga, siis me oleks hoopis tweetinud, on ju, et tahame trafficut tuua. Ja testida palju, aga tegelikult meil kuklas on ikkagi toote ja selle osas mingi maailma nägemus ja mis on tegelikult vastuvoolu, et ma arvan, et tihti startupid, mitte et me oleme algusfaas, hea momentum, kiirras, aga et mingid testida paljusid asju, aga mingid core beliefid sul peavad olema, mitte tingimata, ma ei tea, turunduskanalite osas, ka see võib olla, aga pigem, et toote osas, et sa näed maailma ikkagi kuidagi teistmoodi kui teised või enamik on ju, et sa usud sellesse, et kui 99 dropshippingust, siis miks sina usud, et nüüd peaks teistmoodi olema, et ja see on ju mingil, kui peab nagu loll, mis sul viga on, miks sa usud, data ütleb muud ju. Keegi dropshippi praegu ju Stella Soomlais. Miks? Et testida, proovida, kiiresti liikuda, aga samal ajal nagu, et kõik ei pea ka testima, et kui sa nagu usud lõpuks ja et sa ei pea, ei tasu, jah. Aga siis on aeg meie viimaseks küsimuseks, mis on selline traditsiooniline, et ole hea, anna meile üks turundusalane raamatu, blogi või podcasti soovitus. Üks. Podcastidest Lennis podcast on, ma ei mäleta, kes on siin läbi käinud, sõber Kalev soovitas kunagi, see algas tootejuhtimise podcastina, aga see on võib-olla kõige rohkem me tihti kuulame, kui lahe episood on, kõik tiimis kuulavad ja arutame ja meil on tihti, et keegi kuulab õhtul või nädalavahetusel, siis peab valmis olema, et telefonikõne tuleb, sest keegi kuskil kuulis kuidagi, et Lennis podcast on võib-olla kõige kasulikum, et siin on veel Uncensored CMO, Kritti ma ei maini, on ju, Kritt ka, ja et podcastidest on, First Capitalil on väga hea podcast, väga harvad episoodid, aga üldiselt First Capital podcast ongi, nad on varase faasi investorid, on need käivad founderid ja sealt me oleme saanud väga ja mida me teeme ka, me kirjutame ka podcasti külalistele, kui on meie nišis või on kasulik, kiidame, aga küsime ka küsimusi ja asju, ükskõik kas Eestist või välismaal. Kui sa ei ole loll ja kirjutad normaalse argumenteeri, siis vastavad, ükskõik vahet pole ja saad arutada. Ja raamatutest on Richard Shottoni raamatud on põnevad olnud, üks on Choice Factory ja teise nime on viimane oli, ma ei mäleta, sealt saab selliseid rakendatavaid ideid, et mida proovida, et muuda näiteks hinnastamine, et kui sa oled retailis, tema räägib charm pricingust, et 9-ga lõppevad hinnad ja sellised lihtsalt rakendatavad, aga ta võib-olla ei ole nii levinud autor veel, Richard Shotton. Ja teine on, mis on läbi ka käinud, on tahtsin Rory Sutherlandi Alkeemiat, aga tegelikult Walter Isaacsoni Elon Muski raamat. Ma ei tea, kas see on käinud, et Walter Isaacson on geniaalne biograafiate kirjutaja ja ta ilmus aasta algus Elon Muskist. Minul ja enamikel, ma arvan, või paljudel on Elon Muskist oksendamiseni ilmselt, et me iga päev näeme Elon Muskist midagi. Ja ma ei tahtnud ka seda raamatut lugeda, aga Walter Isaacsoni raamatud on kõik väga, väga inspireerivad ja hästi. Ja see oli väga hea raamat, sealt ei teki aimdust kuidagi, et Elon Musk oleks minu hinnangul hea inimene ja palju probleeme, aga see tööeetika ja kuidas omad probleemid, kindlasti palju probleeme, aga et läks kokku sellega, mis mul on tundunud, et Eestis on probleem ja Euroopas see läbipõlemine, ületöötamine ongi probleem,
aga ma arvan, et tasakaaluks on hea ka tuletada meelde, et võib-olla kui sa hakkad startupi midagi tegema, et võib-olla ei ole hea mindset peale võtta, et minna, et peaasi, et üle ei tööta. Et ta näitab tööeetikat, et minu lähenemine on ka, et okei, et ma ei ole targem kui enamik, ja nad töötavad ka minust rohkem, et kuidas ma saan neist, on ju, et ma saan rohkem töötunde sisse panna või ma saan per minut rohkem tööd teha, lihtsustatud, on ju. Ja sa loed seal, et kuidas tema teeb tööd, on ju, ja või PayPal, siis see minule nagu mõjus natukene nagu vahepeal sellise hea nagu, et tunde tuleb ka sisse panna. Ma võin mõelda, et ma tean rohkem kui teised targem, aga tunde tuleb sisse panna ka vahepeal sellepärast, et tunde tuleb sisse panna. Väga hea. No põnev. Mul oli väga inspireeriv sind kuulata. Ma ütleks, sa ikka korralikult hukkisid sinna enda maailma, et minu meelest see üks mõte, mis sa lõpus ütlesid, et lansseeri oma see mingi turundusidee enne, kui sa jõuad ümber mõelda, on minu meelest väga kõnekas. Tihti tulevad mingid debiilsed ideed, nagu sa ütlesid, ja siis selle asemel täna lansseerida, mõtled, et ma järgmine päev mõtlen edasi, aga siis juba mõtled, et tegelikult see ei ole nii hea idee või midagi sükest, kuigi tegelikult võiks ära teha. Ja mulle tundub see e-poe värk on see, et sa toona ka küsisid ja nüüd ma uuesti hakkasin mõtlema, nüüd kui ma kuulan ka seda asja, mis sa räägid, siis tegelikult see e-poe asi võib olla väga lahe asi just turundajatele, kus sa saad tegelikult, sul on vabadus teha nagu kõike ise, et kui sa ikkagi töötadki kuskil kellegi all, sul on ikka piirangud, kui sa oled agentuuris, sul on piirangud, aga mulle tundub võib-olla see e-poe värk oleks turundajatele süke hea asi, mida lisaks oma põhitööle nagu kõrvalt teha, kus vastutada kogu protsessi eest. Et seega selles mõttes minust see edulugu ja see, kuidas te toimetate, on väga lahe. Ma loodan, et see asi purjetab veel sama vingelt ja teete veel mingeid debiilseid asju, millest sa saad mingi hetk hiljem rääkida. Aitäh, kas viimase asja võin öelda, unustasin ühe, et lihtsalt mis Kuklas on, et Eesti müüb väga hästi end väljaspoole startupi maana aga kui ma õigesti mäletan, siis eelmine aasta meil vist pole üle pika nii vähe startup'e tehtud ja nii palju ka hinguse läinud. Okei, andmete üle võib vaielda, aga tunne on, me oleme kõik seda, võib-olla oksendame selle AI haipi peale juba ja jääb kettima ja meid ka, aga ma arvan, et kui kuulajatel, kui kellelgi on Kuklas mingi mõte, jah, me ütleme, et tehke e-pood, aga Kuklas mingi oma asi teha, siis tundub, et praegu on parim asi teha seda, lansseerida, ükskõik, et kui sul ei tehnilist co-founderit, Lovable Replit, sa saad 2 tunniga saad asja üles traffic'ut valideerima hakata, et praegu täpselt ka siin võib-olla teha enne kui hakata ümber mõtlema, enne kui market research, enne kui hakata CVI-d tegema et praegu tundub super aeg nagu, et tehakse vist tundub uut internetti ikkagi. Vägev, aitäh sulle, Joosep, et sa tulid ja rääkisid, kuidas asjad käivad ja aitäh, kes sa teisel pool kuulasid ja loodan, et said kasulikke mõtteid. Kui see episood sulle meeldis, siis ole hea ja jaga seda oma Instagram stories või LinkedInis ja kui sa kuuled meid YouTube'is, Spotify's või Apple Podcast'is, siis ära unusta vajutada subscribe nuppu, nii sa kuuled esimesena, kuhu Startup Turundus liigub. Kuuleme järgmises osas, kus siin on järgmine huvitav startup turundaja. Olge tublid ja edukat turundamist!